On 15. oktoober ja täna algab minu 9 kuu pikkune teekond Eesti meistrivõistluste poodiumile kergejõustikus, millega mul ei ole absoluutselt mitte mingisugust varasemat tõsist kokkupuudet, nii et tõotab tulla üks huvitav seiklus. Aga kutsun teid kaasa ja vaatame, mis sellest pullist välja tuleb. Harri, rõõm on näha, et oled tulnud mulle appi, siis oleme koos selle seikluse ette võtnud, et 9 kuuga Eesti meistrivõistluste poodiumile käimises. Täpselt ma saan aru, et ei ole veel teada, kas mind ootab ees 10 kilomeetrit või 5 kilomeetrit seal juuli lõpus. Aga räägi, Harri, miks sa selle jah-sõna andsid, et ma olen 33-aastane mees, mingit kergejõustiku tausta ei ole, et ei tundu väga hea väljavaade? Ma olen eluaega inimesi aidanud ja praegu on väga populaarne liikumine ja ma arvan, et läbi selle kindlasti saa tooda palju inimesi ka liikuma ja see on väga hea näide, et kus üks selline äge väljakutse on ühe noore mehe poolt ette võetud ja läbi selle muudad oma elu, muudad oma keha ja lõppeesmärk, mis sa tahaksid see, et proovida, kas oleksid suuteline jõudma ka käimises pedestaali peale. Ma arvan, et kindlasti see ei ole kerge, kuna konkurents läheb järjest tihedamaks, aga ma arvan, et kõige olulisem selle asja juures on see protsess, mis sa läbi teed tänasest päevast kuni juuli lõpuni. Ma arvan, et see on sinu jaoks kõige olulisem asi. No, ma siin 10 päeva tagasi tegelikult jooksin Tartus 10 kilomeetrit, eks ju, selle linnamaratoni raames. Aeg oli 53-15, et ma ei tea, kas ja kui palju. No lähtume praegu, et staadionil on ka 10 000 meetrit. See oli minu nagu alg nii-öelda nagu informatsioon, kui ma alustasin seda idee nagu loksutamist. Et kas ja kui palju saab sealt üldse üle kanda, et mida nagu, kuidas seda aega panna konteksti selles käimises? No siin on mitu aspekti. Üks on see ka, et mis on selle tulemuse hind, et see 10 kilomeetri jooks 53 minutitega, mis selle taga on, kui palju sa selleks vaeva nägid. See on üks aspekt. Teine on see, et jah, et jooksmine ja käimine on ikkagi 2 erinevat asja. Käimine on väga tehniline ala, aga loomulikult mõlemad on vastupidavusalad. 30-aastasel noorel mehel 53 minutiga 10 kilomeetrit joosta, ega see kõige halvem ei ole. See on sellise hea keskmise Eesti mehe tervise tundemärk, et ma usun, et halgvooniks ei ole see üldse paha, mille pealt liikuma hakata. Et tunduvalt ägedam oleks, kui järgmine aasta juuli lõpus korraliku käimise tehnikaga 10 kilomeetrit 53 minutiga ära teha. No see ma olen palju mõelnud, et kas ja kuidas see on reaalne lihtsalt, et mõeldes, kuidas ma jooksin, tundus suhteliselt kiire liikumine, et kuidas oleks võimalik kõndida samas tempos. Aga ei, selle taga on kindlasti vähem tööd, kui me nüüd hakkame tegema 9 kuu jooksul selle 53 minuti taga, et 2-3 korda nädalas, kuidas jumal annab, käin lihtsalt 5-6 kilomeetrit jooksmas ja mingit treeningplaani või süsteemi selles mõttes ei ole. No selge, et ma usun, et kõik on võimalik. Õnneks sinul sellist liigseid kilosi ei ole, mis segaks seda tegemist ja käimise puhul isegi need mõned liigsed kilod ei ole kõige kriitilisemad asjad võrreldes jooksmisega, kus on lennuvaas. Käimises seda asja ei ole ja ei tohi olla. No aga siis hakkame tööle. Jah. Mis käimise juures veel, et on nõndanemat nagu nimetaks selline voolavuseks, et see liigutus on selline, kuidas öeldakse, voolav, et ei ole väga kandiline ja ka selle kandilisust lahti saab, mis on meestel muidugi keerulisem võrreldes naistega, on väga hea liikuv puusatöö.
et puusast pannakse jalad liikuma ja puusast saad ka seda sammu pikkust suurendada. No puusaga on kahtlane, võib-olla mõeldes tantsupõrandale, aga no vaatame, et võib-olla on treenitav. No teatud määral kindlasti, et võib-olla üks on see, et mitte puusad ei ole kinni, vaid vähe tantsitud ja võib-olla ei oska nende puusadega midagi peale hakata. See võib ka olla, jah. Väga hea. Vaata, nüüd enamus, kuna aasta aega on, näed ise ilus tegelikult, enamus treeninguid, meie kliimas ja üldse, viiakse õues läbi. Nii Tallinnas kui Tartus on ägedad, kergesti kallid, saame ka sees teha. Aga vastuveosalad siia ikkagi kõige parem teha on välitingimustes. Ja seetõttu soojenduse peaksime alati soovitab nii teha, et sa koha peal ei tee, et sa ei külmeta, vaid teeme dünaamilised venitusharjutused. Ja kui mul on mingi nõrk külg ka kindlasti spordis, siis see on ka painduvus, nii et ma ei tea, kui palju seda käimises vaja läheb, aga ma tean, et alla käed maha mul näiteks ei lähe sirgete jalgadega kaugel sellest. No eks see on absoluutne tõde kuskil vahepeal. Ega ülearune pole hea ja väga halb ei ole ka hea. Et eks me jooksvalt näeb. Raske on see kergejõustik. Tehniliselt just ma mõtlen, eelkõige hetkeseisuga. Aga küll ta hakkab mujale ka mõjuma. Jah, seda enam ütleme, et käimine on väga tehniline ala. Kui see on jalg on ees, siis lähed taha nagu. 1, 2, 3 ja 4. Teine jalg. 1, 2, 3 ja 4. Jälle puusast pead taha. Ja me oleme ikka veel see nagu soojendus ikka. See on soojendus, 45 minutit soojendus. Lihtsalt aega nõudeb. Nii palju kui mina sellest kogu maailma käimisest olen aru saanud, ega seda absoluutselt tõde ei ole. Jooksus öeldakse, et käed annavad jooksule rütmi. Käijad on natukene tunduvad isegi jõulisemad õlavööst, et nagu selline tunne nagu kätega tõmmata, tahavad nagu edasi tõmmata. Aga samamoodi ütleme, käed käivad eest taha ja oluline see, et nad peavad kaasa aitama, et sul see käimise liigutus oleks. Et jah, et paljud treenerid ütlevad, et selline tunne nagu sa haaraksid midagi. Et käed aitavad sind edasi. Koha peal on see hästi naljaks, nagu ei tule seda tunnet, et see on nagu kuidagi normaalne tegevus või nagu siuke loogiline. Jah. Nüüd proovime nii, et need kaks reeglit, et meil on kontakt maaga kogu aeg ja jala maha asetamise hetkest kuni selleni, kui ta on risti, jalg on risti maaga, keha all, on ta sirge. Jah, et me ütleme, et pead nagu rõhutama seda, et põlveliigesest lööd nagu põlveliigese lukku. Ja hästi. Oli praegu käimise moodi ka või kuidas veel puine tunne oli? Ei, ikka vaata, teema ongi see, et puusad on vaja saada liikuma. Ma arvan, et üks võtmekoht ongi see, et sa saada selle puusades selle voolavuse, et sa sealt mingit vigastust ei saa. Need, ütleme, käijatel on puusavigastused ja teine on see pindluu. Vaat, et siit, et see nimetatakse ka käiguluu ja sinu ees on see käigulihas, et sa eest haarad, et ja ütleme, üks reegel on veel käimise juures. Sinul on nagu õiged riided sellest, mul ei ole. Põlveliiges peab olema kohtunikule nähtav. Ei, no isegi mul on ka liiga pikad püksid, nii palju, kui ma olen televiisorist näinud käimist. Vaata, siin on see teema, et kuidas kellelgi, vaata siin seesama see, et kuidas need jalad, et need siseküljed üksteise vastas käivad, siis võivad nad ära õeruda ja haiget teha. Seetõttu ütleme, et hästi palju
vasseliiniga määritakse kokku sellised keerulised kohad, ütleme siit kaenla alt ja siis need kohad, et nii kerge alaga võib-olla inimesed mõtlevad. Aga nüüd, et natukene lõbusamaks saada. No mis meil järgmise aasta see 10 kilomeetri, mis sul unistus oleks 10 kilomeetri aeg, see tänane 10 kilomeetrit jooksu 53 minutiga, et see käimises ära teha. No sellest piisab äkki medaliks või? See aasta oli 54, 20 midagi. Palju kilomeetri aeg on see? 1 kilomeeter? No 55 on 5,5, eks ju. 5 minutit ja 30 sekundit on 55 minutit kokku. Noh, mis sealt on, siis on... Tähendab, see, mis mul oli 53, 15, see oli mingi 5,11 äkki. Väga hea. Nii. Nüüd ma panen sul, lähme sinna poole. Ma panen selle kiiruse. Siin on valgusliider. Ma panen selle tempo peale, 5,11. Nii. Ja sina käime seda sirget. Vaatame, mis tunne on, et mis liigutus toimub siis, kui sa pead edasi liikuma käies korrektse, no ütleme sellise võistlusmäärustele vastava tehnikaga. Mina olen kohtunik, vaatan. Nii, ja see on valgusliider ja nüüd on see tempo 5,11. See plaan, mis sul on ideaalis, et ära teha järgmine aasta, et 10 kilomeetrit käia selle tempoga. Nii, tuled sutsu siia poole. Teeme nii, et sa oled kuskil selle koha peal, et kui sealt läheb klõps, sealt läheb põlema, siis ta käib sinu ees, aga sa käid tal järel ja kuni sinna kurvi välja. Vaatame, mis toimub. Sa kus ta läheb nüüd? Pani päris nobedalt, No... Aga ma ei olnud, ütleme, selle tunnetusega, ma ei olnud nagu väga aeglane, et alla 6 minuti kõvasti tempo tundus. Aga see on muidugi hästi väike lõik. Ega pikka pidu ei ole varsti selle. Aga kas praegu näeb viisakas välja ka? Ei, ma arvan, see nokk. Sest tunne on nagu mõnus, et ma eriti võtta liiga palju asjadelt, nii võiks nagu minna edasi. No vaata, eks see voolavus tuleb, et seda kandilusust on veel. Aga kui sa järjest voolavamaks saad siit nagu puusast selliseks mõnusamaks tead, et siis on oluliselt see pilt veel ilusam. Aga ma ütlen, et tehniliselt ei ole üldse halb esimese selle kohta, et ütleme nii, et Bruno Junk ei ole veel, aga ütleme, et kui oleks pidanud käima sellel aastal, siis kindlasti sa häbenema ei oleks pidanud midagi. No nii, enesetunne päev pärast eluesimest käimistrenni on üllatavalt hea mõttes. Tundub, et ei saanudki mingit veidrat šokki nendest liigutustest, mida ma olen kunagi varem teinud. Et praegu siin kõnnin, vasakpäkk on siuke veits, ütleme on tunda siuke väike võibolla valu, et päkad üldse on selline ka muus osas. Mõtles nii, et nagu oleks jalatrenni teinud, et midagi müstilist küll ei ole. Nii et, ja kui see oli all sessatrenn, eeldatavasti keha harjub. Nii et ma arvan, et siin ilused asjad on sündimas.